igavesti, kui ta just vampiir pole. Aga mida teha, et elada kaua ja püsida tervena kuni lõpuni välja? Sellele saladusele teab vastust Tartu Ülikooli õppejõud Liis Rooväli. Liis, mida teha selleks, et võimalikult kõrge eani vitaalne ja terve püsida? No me kõik teame, et tervis on füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, et seal on nagu mitu aspekti. Ja me teame, et 20% oma tervisest me saame kaasa geneetiliselt, umbes veerand tuleneb sotsiaalsetest oludest, 7% keskkonnast, 10-11% on tervishoiu roll ja rohkem kui kolmandiku annab meile tegelikult meie eluviis. Ehk siis need klassikalised asjad, eks ju, mitte suitsetamine, mõõdukas või vähene alkoholi tarbimine, kehaline aktiivsus, õige toitumine on need, millega me siis suudame ära hoida krooniliste haiguste teket, aga samuti ka dementsuse teket. Ja vanainimestel on hästi oluline veel sotsiaalsed suhted. Tere, prouad! Tere! Kas teie teate retsepti, kuidas elada kõrge eani võimalikult tervena? Hästi palju liikuda, väga palju naerda. Täpselt samad sõnad. Me juba 6 aastat oleme siin kaos liikunud ja käinud.